Kangemad ja haridusjanulisemad tüdrukud läksid siiski proovima ja leidsid eest meestekeskse ja venemeelse ülikooli. Eesti tüdrukud otsustasid ellu kutsuda Eesti naisharitlasi ühendava seltsi. Tartusse saabunud Vene tsaarivõimu esindaja kuraator Putšenko vastus 3 noore eestlanna palvele seltsi põhikiri kinnitada oli ehk isegi sõbralik, kuid üliirooniline venekeelne ei. Milleks teile akadeemiline selts ja küllap olete mõjutatud Jaan Tõnissonist ja tema vaadetest. Sellest hoolimata ei jäänud selts olemata. 8 aastat tegutses NÜS teiste organisatsioonide külje all ja alles 14. novembril 1919 kinnitas Eesti Vabariigi Tartu Ülikool seltsi põhikirja. Siis oli eestlastel oma riik ja Tartu Ülikool saanud Eesti Rahvusülikooliks. Eesti naisüliõpilaste selts aina kasvas ja tugevnes.